Ukraina täielik vabastamine on alles alanud, kuna Ukraina jätkab oma kampaaniat, mille eesmärk on suurte venestatud alade vabastamine oma territooriumil. Ulatusliku pealetungi tulemusel on peaaegu kogu Dnipropetrovski oblast vabastatud. Putinis plaanid on ebaõnnestunud, tema puhvertsooni unistus purunes. Ukraina alustas midagi suurt, samal ajal kui Putin jõuetult vaatab, kuidas tema plaanid lagunevad. Siin on põhisõnum. Ukraina on vabastanud peaaegu kogu Venemaa väidetavalt hõivatud Dnipropetrovski ala. Seda kinnitab kindralmajor Oleksandr Komarenko, Ukraina peastaabi peaoperatiivvalitsuse juht. 10. märtsi intervjuus ütles ta, et Ukraina on Dnipropetrovski vastupealetungi peaaegu lõpetanud. Ja kõik, mis veel teha jääb, on tegeleda mõne Putini mahajäänuga, enne kui sektoris täielik kontroll taastatakse. Komarenko ütles, et peaaegu kogu Dnipropetrovski oblast on vabastatud. Lõpetada tuleb veel töö 3 väikeses asulas ja 2 puhastada. See viimane tööetapp käib praegu ja kui viimased nädalad on midagi näidanud, siis Putini halvatud väed kõrvaldatakse pigem varem kui hiljem. Neil pole kaitset ega plaani. Neile jääb vaid surm, vigastus või vangistus, nagu oleme Dnipropetrovski oblastis pärast Ukraina vastupealetungi algust veebruaris korduvalt näinud. See vastupealetung on andnud hämmastavaid tulemusi. Samal ajal kui Venemaa üritab tungida sügavamale Donetski ja Zaporižžja oblastisse, plaaniti kasutada Dnipropetrovski hõivatud ala puhvertsoonina, mis takistaks Ukraina abi jõudmist. Räägime hiljem, miks on oluline, eriti Putini plaanitava kevadsuvise pealetungi kontekstis, mida ta oma armetusvarrukas hoiab. Ukraina ennustas plaane ja tegutses kiiresti. Veebruarist alates on Ukraina Euromaidani pressiandmetel korraldanud palju pealetunge Oleksandrivski teljel, mis ühendab Dnipropetrovski ja Zaporižžjat. Vene pealetung 2025. aasta lõpus näitas, et Venemaa tahab seda sõlmpunkti kasutada puhvrina. Ukraina on kõik ümber pööranud. Ja Komarenko sõnul on Ukraina selle operatsiooni käigus tagasi vallutanud üle 400 ruutkilomeetri, ehk vähemalt 154 ruutmiili, ning surub edasi, et veelgi rohkem tagasi võtta. Ukraina on Euromaidani pressiteatel kindlustanud kontrolli oma territooriumi üle ja viinud vabastatud aladel läbi puhastusi, eemaldades Venemaa sisse tungivate vägede viimased riismed. See on otsene derussifitseerimine ning Putin ei saa õhu- ja maavägede vastu, mida Ukraina vastupealetungil kasutab, suurt midagi teha. See näitab, kuidas Ukraina need suured edusammud saavutas. Kyiv Post mainib Komarenko kommentaare kombineeritud õhu- ja maavägede kohta ning rõhutab, et kindral kinnitab selle olevat sihipärase ja läbimõeldud Ukraina operatsiooni. See on planeeritud pealetung, mis on kinnitatud ja koordineeritud, ütles Komarenko. Ta ütles ka, jah, loomulikult, ma kordan, sõjapidamise vormid muutuvad, operatsioonide, lahingute ja lahingutegevuse sisu on erinev. Kui temalt küsiti, kas Ukraina tegevus on täiemahuline pealetung Venemaa vastu. Oluline punkt. Ukraina vabastab sageli Venemaa poolt hõivatud alasid. See on viimase 4 aasta jooksul juhtunud mitu korda, kuigi tavaliselt tähendab see seda, et Ukraina võtab tagasi väikese küla või maatüki, kui selleks avaneb võimalus. Dnipropetrovski oblastis toimub koordineeritud pealetung, mis kestab juba nädalaid ja mille eesmärk on kogu piirkonna derussifitseerimine. See pealetung on peaaegu lõpule viidud ja selle olulisuseks on mitu põhjust, millest räägime varsti. Me näeme seda koordineeritust õhu- ja maavägede tegevuses, kes on teinud koostööd, et viia läbi süstemaatilisi puhastusi kõigis asulates, mille Ukraina on vabastanud. Kyiv Post teatab, et Dnipropetrovski sektorit kaitsnud mehhaniseeritud brigaadid on nüüd samuti tegevuses. Tõenäoliselt muutusid nad puhastusoperatsiooni käigus kaitseüksustest ründeüksusteks. Loogika on lihtne. Ründeüksused sisenevad okupeeritud või halli tsooni, et see derussifitseerida. Mehhaniseeritud brigaadid, kes kaitsesid seda ala, liituvad pealetungiga, muutes Ukraina jaoks territooriumi hõivamise lihtsamaks. Jah, Ukraina on territooriumi tõesti väga kiiresti hõivanud. Komarenko sõnul tähendavad Ukraina vabastatud 400 ruutkilomeetrit enamat kui derussifitseerimist. Iga vallutatud ruutkilomeeter näitab Putinile, et Ukraina suudab teha seda, mida Venemaa liider oma vägedelt ootab, isegi paremini kui venelased. Nende tegevuste tõttu on veebruaris positiivne dünaamika. Komarenko sõnul on vabastatud rohkem territooriumi kui kaotatud ning seda kinnitavad ISW andmed. 3. märtsi Vene pealetungi analüüsis tõi ISW välja infokillu, mis ajab Putini raevu tema sõdurite täieliku ebakompetentsuse tõttu. Esimest korda pärast 2023. aasta suvist vastupealetungi vallutas Ukraina Venemaalt rohkem alasid kui Venemaa Ukrainalt.
see väide puudutab veebruari ja ISW tunnistab, et ilmselt alahindab Ukraina edasitungi ulatust võrreldes Ukraina jagatud 400 kuni 460 ruutkilomeetriga. ISW kaardistamismetoodika alahindab Ukraina edu, sest näitab Venemaa edasitungi maksimaalset ulatust. Kuni piisavalt avatud allikatest pärit tõendeid ei ilmne, mis võimaldaks ISW-l kindlalt hinnata, et Vene väed neid positsioone enam ei hoia, jääb ISW selle juurde. ISW kinnitas 3. märtsil, et ajavahemikus 14.–20. veebruarini saavutas Ukraina 33 ruutkilomeetri ehk 12,7 ruutmiili suuruse netovõidu. See tähendab, et Ukraina vabastas sel perioodil 33 ruutkilomeetrit rohkem, kui Venemaa vallutas. Järgmisel nädalal 21.–27. veebruarini läks veelgi paremini. ISW andmetel saavutas Ukraina kinnitatud 57 ruutkilomeetri ehk 22 ruutmiili suuruse netovõidu. Nüüd, märtsi keskpaigas, on pealetung veelgi edukam. Venemaa kaitseliinid on kokku varisenud ja Ukraina kindlustab uut rindejoont, mis oli varem hõre, kuid on nüüd täidetud kaitserajatistega, mis teevad Venemaale kaotatu tagasivõtmise äärmiselt raskeks. See mõjutab oluliselt 2026. aasta edasist kulgu. Peamine põhjus on juba mainitu. Venemaa tahtis, et Dnipropetrovski piirkond oleks puhvertsoon. Komarenko kinnitas seda ka ise, öeldes: nende juhtkond räägib pidevalt, et nad vajavad kogu Donbassi puhvertsoonina. Nende eesmärk oli luua puhvertsoon Dnipropetrovski piirkonnas. See oli nende kavatsus, nende plaan. Teisisõnu, Venemaa luges Dnipropetrovskis tibusid enne sügist. Venemaa peamine eesmärk pärast niinimetatud sõjalise erioperatsiooni esialgset nurjumist on olnud Donbassi piirkonna hõivamine. Putin on korduvalt öelnud, et Venemaa seab Donbassi loovutamise rahuläbirääkimiste tingimuseks. Kui Ukraina Donbassi ei loovuta, saadab Venemaa sinna muud kui kahuriliha, et see jõuga võtta. Ukraina ei anna Donbassi ära, mis on probleem Putinile. Oletame hetkeks, et Venemaal õnnestub Donbass vallutada, mis on aga kõike muud kui kindel. Viimane asi, mida Putin sel triumfi hetkel sooviks, on tegeleda Ukraina rünnakutega itta läbi Dnipropetrovski ja Oleksandrivski. Seetõttu ongi vaja puhvertsooni. Venemaa soovib luua mitme kilomeetri laiuse kaitserajatistega kaetud vööndi, mida saaks kasutada Ukraina vasturünnakute tõrjumiseks. Mida kauem suudab Venemaa peatada vasturünnakut Donbassi, seda rohkem aega on tal seal kindlustuste rajamiseks, et muuta vasturünnaku edu äärmiselt ebatõenäoliseks. See tähendab, et Venemaa tahab laiendada kontrolli Ukraina ida- ja lõunaosa üle. Viimase kuu jooksul on Ukraina derussifitseerimise kampaania muutnud selle võimatuks, sest see on kõrvaldanud puhvertsooni, mida Putin nii meeleheitlikult luua soovis. Enamus Putinile kavandatud puhvertsoonist on taas Ukraina kontrolli all ning Ukraina jätkab pealetungi, et rohkem alasid tagasi saada. See mõjutab tohutult seda, mis toimub Donbassis aastal 2026, rääkimata hüpoteetilisest tulevikust, kus Venemaa kontrollib Donbassi. Ja kohe selgitame, miks see nii on. Kui soovid rohkem selliseid ülevaateid, telli kindlasti The Military Show kanal. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal. Nüüd, miks on Ukraina suured edusammud Dnipropetrovski oblastis Venemaa jaoks halvad, peale selle, et nad on takistanud Putinil luua puhvertsooni, mida ta kavatses kasutada tulevikus, mis on kõike muud kui kindel. Üks vastus sellele küsimusele on see, et täiemahuline pealetung näitab, et praegu on kogu initsiatiiv lahinguväljal Ukraina käes. Ukraina edeneb praegu kiiremini kui Venemaa, mille kaitse näib lagunevat, samas kui Ukraina kindlustused peavad vastu. Emil Kosta-Helmi, Soome Blackbird Groupi sõjaväeanalüütik, kinnitab seda ajalehele Kyiv Independent. Viimaste nädalate jooksul on Ukraina teinud vasturünnakuid, eriti Dnipropetrovski piirkonnas. Üldiselt on selge, et initsiatiiv selles rindesektoris on liikunud Ukraina poole, kuulutab Kosta-Helmi. Atlandi nõukogu nõustub selle hinnanguga, märkides 3. märtsi raportis, et Ukraina on suutnud üle elada Venemaa poolt tema energiasüsteemi vastu suunatud talvetormi ning on sellest olukorrast väljunud kogu initsiatiiviga enda käes. Lisaks oma territooriumi osade vabastamisele põhjustab Ukraina Venemaale suuri kaotusi, saab miljardeid dollareid abi ja laenudena ning on kasutanud uusi kaugmaarelvi Venemaa ja okupeeritud alade vastu. Ukraina ei ole see kurnatud jõul, mida Putin 2025. aasta lõpus kujutab ning vastupealetung kinnitab seda. Ukraina tahab hoogu suurendada, nagu näitab kaitseminister Mihhailo Fedorovi eesmärk jõuda 2026. aasta lõpuks 50 000 Vene kaotuseni kuus. Need pole ühe riigi teod, kes annab lahinguväljal viimast hingetõmmet. Ukraina suur pealetung võiks olla signaal Putinile ja kõigile, kes usuvad Venemaa presidendi pidevaid valesid.
lüüa saanud riigid ei võta territooriumi juurde nendelt riikidelt, kes peaksid neid võitma. Seda oleme hiljuti näinud Dnipropetrovski piirkonnas ja selle ümbruses. Nüüd, kui Flamingo drooniraketi hübriidid lendavad ja Ukraina laiendab hävitustsoone, võib 2026. aastal Venemaa kaotada rohkem kui kunagi varem, sõltumata edusammudest Ukrainas. Ukraina vastupealetung sunnib Venemaad suunama ressursse eemale oma põhieesmärkidest Donetski piirkonnas. Selle punkti juurde tuleme video lõpus tagasi. Kui räägime Donetskist, peame mainima ka Venemaa väidetavaid plaane 2026. aasta kevadeks ja suveks. Pealetung on tulemas. Venemaa on 2025. aasta lõpust valmistunud viimaseks pealetungiks, jätkates suurtüki- ja droonirünnakuid rindejoonel ning kaugmaarünnakuid Ukraina logistika- ja energiataristu vastu. Venemaa tahtis sundida Ukrainat tooma rindele lisajõude enne nende valmisolekut, kuid Ukraina on selle hoopis Venemaale peale surunud. Seoses Venemaa vastupealetungiga. Väljaanne The New Voice of Ukraine vahendab sõjalise analüütiku Oleksandr Kovalenko kommentaare, kes ütleb, et Venemaa plaan 2026. aasta kevadeks ja suveks näib olevat tungida Donbassi lõunaossa. See tähendab, et nende väed liiguvad Donetski ja Zaporižja piiri ääres Oleksandrivski ristmiku piirkonnas. Venemaa soovib liikuda Donetski kindlusvöö linnade, eriti Slovjanski ja Kramatorski poole, et proovida murda Ukraina viimast päitseliini Donetskis. Isegi enne Ukraina vastupealetungi polnud tõenäoline, et Venemaa saavutab loodetud edu 2026. aasta keskpaigaks. Kovalenko sõnul pole selge, kas nad suudavad kevad-suveperioodil piirkonnas täiemahulist pealetungi teha. Kevadine ja suvine pealetung viib meid taas puhvertsooni piirkonda, millest varem rääkisime. Uurisime puhvertsooni olukorda, kus Venemaa kontrollib Donbassi ja kaitseb oma valdusi. Aga Venemaa võib olla sellest punktist veel umbes 2 aasta kaugusel ning tal on vaja puhvertsooni ka siis, kui ta üritab tungida sügavamale Donetski ja Zaporižja oblastitesse. Politico sõnul olnuks Putini jaoks ideaalne, kui puhvertsoon oleks loodud enne 2026. aasta kevadet, sest see toetaks Venemaa pealetunge Donetskis ja Zaporižjas. Ukraina täiendavad väed oleksid jäänud puhvertsooni kinni, kui kõik oleks Venemaa plaanide järgi läinud. See oleks jätnud Ukraina väed Venemaa soovitud aladel toetuseta ja isoleerituks. See oleks Venemaa jaoks tark strateegia, kui see õnnestuks. Kuid nagu oleme Ukrainas korduvalt näinud, on Venemaa suured ideed ja tema vägede tegelik võimekus lahinguväljal 2 väga erinevat asja. Venemaa üritab muidugi endiselt Donetskis edasi tungida. Ta peab. Praeguseks on selle oblasti vallutamine ja seeläbi Donbassi piirkonna hõivamise lõpetamine muutunud ainsaks eesmärgiks, mille poole Putin saab üldse poolenisti realistlikult püüelda. Teised Venemaa plaanid, mis avalikustati märtsi alguses ja hõlmasid sügavamaid edasitungimisi Zaporižjas ning arvestades seda, mida me nüüd teame, lausa naljakalt Dnipropetrovski suunas, tunduvad nagu Putini puhas fantaasia. Pealetung Donetski kindlusvöö suunas tuleb teha, kui Ukraina suudab oma kaitset oblastis tugevdada. Dnipropetrovski puhvertsooni eesmärk oli Ukrainat takistada. Nüüd, kui see on kadunud, kindlustab Ukraina rindejooni, mida Venemaa arvas kontrollivat. Putini väed on taganema sunnitud või paljudel juhtudel täielikult hävitatud. Kui Putin tahab säilitada mingitki lootust luua puhvertsoon, millel on tema Donbassi plaanides nii tohutu toetav roll, peab ta kulutama aega ja sõdureid selle ala tagasi vallutamiseks, mida Venemaa pidas juba enda kontrolli all olevaks. Ja see toob meid teise põhjuseni, miks Ukraina viimane ulatuslik pealetung Dnipropetrovski oblastis on nii oluline. See rikub täielikult Venemaa plaanid seoses elavjõuga. Varem mainisime, et Venemaa soovib puhvertsooni loomisega sundida Ukrainat kulutama rohkem ressursse Dnipropetrovski oblastisse, avades võimalusi Donbassis ja mujal Ukrainas. Ukraina kasutab Dnipropetrovski oblastis väikseid õhu- ja maapealseid ründeüksusi, mehhaniseeritud üksusi ja drooniparvi süstemaatiliste otsingu- ja hävitusoperatsioonideks. Sellega taastati kontroll territooriumi üle, mida hoidsid vaid väikesed Vene infiltratsiooniüksused. Kui see töö tehtud, on Ukraina olukord muutunud. Nüüd peab ressursse suunama Venemaa, mitte Ukraina. Komarenko selgitab, mida Venemaa jaoks tähendab Ukraina edu Dnipropetrovski ja Oleksandrivski suunal. Kõige raskemad rindelõigud on Pokrovski ja Oleksandrivski piirkonnas, kuhu vaenlane on koondunud. Komarenko sõnul stabiliseerime olukorda aktiivse tegutsemisega, vahendab United24. Ta sõnul on rünnakud Pokrovski ja Mjanarada ümbruses vähenenud, sest väed suunati Oleksandrivski teljele.
Teisisõnu on Putin sunnitud saatma vägesid, mida ta kavatses kasutada võtmetähtsusega territooriumi hõivamiseks Donetskis, tagasi teljele, mida ta pidas turvaliseks. See polnud plaanis. Kõik pidi olema vastupidi, tänu puhvertsoonile, mida enam ei eksisteeri. Ja see kõik tähendab, et Venemaa peab nüüd kulutama sõdureid, kes saadeti Ukrainasse Donetski rünnakuks, hoopis teise operatsiooni jaoks. See on viimane, mida Putin soovib, sest Venemaal on juba raskusi leida elavjõudu kevad- ja suve pealetungideks. Moscow Timesi 2. märtsi teatel saadab Venemaa nüüd isegi Kesk-Aasia noorte naiste vanematele kirju, et meeleheitlikult ridu täiendada. Nendes kirjades tehakse nende vanemate tütardele pakkumine, mille kohaselt on Venemaa valmis maksma $26,000 ühe aasta sõjaväeteenistuse eest. Venemaa meeleheide ilmneb ka selles, et Putin pakub Aasiast pärit vangistatud noortele naistele võimalusi, sihates teadlikult haavatavaid, et võitlusse rohkem inimesi tuua. Sellist asja ei oleks sõda võitval riigil kunagi vaja teha. Venemaa eesliinil naised tavaliselt ei teeni, kuid neid on varem mobiliseeritud meditsiinitöötajatena. Nii et asjaolu, et Venemaa teeb selliseid pakkumisi vangide vanematele, ärge unustage, näitab, et ta ei saa Ukrainas kätte vajalikke sõdureid ja tugipersonali. Tõenäoliselt on põhjus selles, et Ukraina kõlvaldab igakuiselt rohkem sõdureid, kui Venemaa suudab värvata, sundides Putinit vastu võtma kõik, keda võimalik, et säilitada Vene kontrolli illusiooni. Selle illusiooni on purustanud Dnipropetrovski vastupealetung. Ukraina on kogu seda olukorda meistrilikult juhtinud. Ukraina kasutas Venemaa nõrkust Dnipropetrovski piirkonnas ja vabastas Putini kontrolli all olnud ala. Putin peab nüüd viima väed tagasi puhvertsooni, mis toob rindel rohkem kaotusi ja vähem elavjõudu Donbassis. Ja samal ajal, kui see kõik toimub, muutub Venemaa üha meeleheitlikumaks elavjõu leidmisel, samal ajal kui Ukraina muutub hirmuäratavalt tõhusaks selle elavjõu kaardilt pühkimisel. Venemaa kevad ja suvi kujunevad läbikukkumiseks, millega Putin peab juba harjunud olema. Tema väed pole suutnud midagi peatada. Ukraina vastupealetung ei olnud kiire manööver, mis toimuks mõne tunniga. Ukraina on juba nädalaid territooriumi tagasi vallutanud sihipärase kampaaniaga, mis algas tõsiselt veebruari alguses. Me kajastasime selle algust ühes videos, vaata seda lisainfo saamiseks. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show, et sa jääks kunagi ilma meie Ukraina sõja kajastustest. Ja aitäh vaatamast!